olnud selle, et mul oli tarvis prohvetlikku sõnumit ja te ei prohveteerinud mulle, mul oli tarvis vaimulikku kirjandust ja te ei andnud mulle, vaid jutt on täiesti elementaarsetest igapäevastest vajadustest, mida Jeesus ütles, et ta võtab isiklikult just nende inimeste suhtes, kes on sellises olukorras ja keda ei aidata. Nüüd, kui need on siis nagu põhialused, siis öeldakse, et kogudus peab sellega tegelema. Kogudus peab olema see harastaja samaarlane, kes läheb ja tegeleb nendega, kellest on muu religioosne maailm ja lihtsalt selle maailma näiteks kas või sotsiaalabi on mööda läinud ja meie peame sellega siis tegelema hakkama. Kui ma olen nüüd vaadanud selle terve pika läbilõike või ülevaate erinevatest stiilidest ja loomulikult see ei ole kõik. Ma arvan, et siin võiks palju peenemalt veel seda seletada, aga ma usun, et sellest piisab. Siis võiks esitada sellise küsimuse, et millega siis tänapäeval kristlik kogudus peaks tegelema ja kas need asjad, millega tegeldakse, on oma prioriteetide poolest nagu tasakaalus ja õigel kohal. Kui Jeesus ajas vihaselt laiali tolleaegse templiteenistuse ja just nende väärnähtude tõttu, mis seal olid, siis peame meeles seda, et kõik need asjad olid Jumala teenistusega seotud. Kõik need ohvriloomad olid seal selleks, et need olid seotud Jumala teenistusega. Need rahavahetajad olid seal selleks, et see oli seotud Jumala teenistusega. Aga mida me sealt näeme on just see, et Jumala teenistusega seotud valed prioriteedid olid varjutanud kõige tähtsama aspekti templiteenistuses. Ja Jeesus ise ütleb selle kohta nii, et kõige tähtsam aspekt templiteenistuses peaks olema palve. See oli põhjus, miks ta ütleb, et Jumala koda peab hüütama palvekojaks, aga teie olete teinud selle röövliauguks. See peab olema palvekoda kõigile rahvastele, aga vaadake, mida teie sellest olete teinud. Kui nüüd me vaatame selle peale nii ja mõtleme, et kas meie tänapäevases templis nii-öelda on lood paremad, kas meie asjad on kuidagi teistmoodi, siis võiks öelda tegelikult nii, et tänapäeva templis toimuvad ka üsna mitmed asjad, mis iseenesest ei pruugi üldse valed olla. Ainult et probleem tekib siis, kui Jumala teenistusega seotud asjad saavad niivõrd tähtsaks, et põhiline jääb kõrvale. Mida ma sellele silmas pean on just see, et väga vähesed kogudused on tuntud selle poolest, et need on nii-öelda palvekogudused. Oma palvetöö poolest on tuntud väga vähesed kogudused. Palvekoosolekud reeglina näiteks ka ükskõik millistes kirikutes vaadata on kõige vähem külastatavad koosolekud üldse. Kui me võtame näiteks sellise klassikalise, traditsioonilise Eesti keskmise koguduse, kus näiteks on pühapäeva hommikune Jumala teenistus, siis kindlasti nädala keskel on mingisugune piiblitund või piiblikool. Mõnedel on siis nädala keskel ka mingisugune Jumala teenistus, kas siis kolmapäeval või neljapäeval või mõnel muul päeval. Ja siis millalgi selle nädala jooksul on siis ka palvekoosolek. Loomulikult on kogudusi, kus tehakse ka iga hommikusi, varahommikusi palvekoosolekuid, aga üks asi on kindel ja seda ma ei ütle mitte mingisugusest oma arvamusest, vaid sellest, et ma olen seda täiesti reaalselt praktikas näinud, olles juhatanud erinevates kogudustes üsna pikka aega erinevaid palvekoosolekuid, siis see on üsna hästi saadud, kui me saame kokku ühest kogudusest palvekoosolekule 10% reeglina sellistest kohal käivatest inimestest. 10%, enamasti on see isegi vähem, ütleme, et kui meil on koguduses 300 inimest, eestimaistes suhteliselt suur kogudus, siis heal juhul palvekoosolekul käib veel 15 või 20 inimest, see on ütleme kuskil 5% ringis natukene sealt üle. Ma ei ole näinud Eestimaal veel kogudusi, kus see palvekoosolekutest osavõtu tase oleks kuskil tunduvalt üle 10. Mida see meile näitab on see, et tegelikult nii õiged, kui need ülejäänud asjad ka ei oleks.
kas on siis osadus, on see õpetus, on see püha vaimu liikumine, evangelism, poliitiline aktiivsus, liturgia või selline sotsiaaltöö. Need kõik on, ma usun, et täiesti piibellikud ja mõistlikud väljundid. Loomulikult, kui nad jäävad oma õigetesse raamidesse, nad on täiesti mõistlikud, piibellikud ja vajalikud asjad kogudusele. Aga probleem tekib siis, kui, nagu ma enne ütlesin, Jumala teenistusega seotud valed prioriteedid saavad tähtsamaks ja varjutavad kõige tähtsama asja ära. Ja see kõige tähtsam asi, mida Jeesus ütles, millest kõik muu lähtub, on palve. Ma usun, et palve ja tegelikult näiteks ka palvekoosolekud peaks olema iga koguduse mootoriks, mis seda edasi veavad. Ja kui see mootor töötab kuidagi, ütleme siis nii, sellise ühe silindriga vaevu, siis ei ole mitte mingi ime see, miks Jumala väge on ausalt öeldes suhteliselt vähe näha, kus väga tihti tundub, et Jumala pärand jääb meist kättesaamatusse kaugusesse. Me igatseme küll, me tahaks näha kärtsu ja mürtsu ja väge ja imesid tunnustähti ja seda, et surnud tõusevad üles. Aga kui vaatame nüüd selle peale, kui paljud meist on nõus tegelikult maksma hinda selleks, ütleme siis, kui paljud on nõus hakkama selleks mootoriks, et palvetada välja need asjad, siis võib näha, et meie sõnad ja meie teod ja aja kasutamine väga tihti ei kattu. Me oma sõnades väidame küll, et me meeleheitlikult tahame ärkamist, aga kui me vaatame seda, kui palju me oleme nõus selle nimel pingutama, siis oleme ausad, eriti paljud ei ole. Kui me räägime sellest, et kui paljud tahaksid Jumala väge, näiteks pühapäeva hommikusel koosolekul, tõstame käed kõik, kes tahavad näha imesid ja tunnustähti ja väeavaldusi. Ma usun, et 90% vähemalt võiks tõsta käe selle peale. Aga kui nüüd esitada küsimus, et mida on tarvis teha selleks, et see kohale jõuaks, siis ma usun, et Jeesus andis meile sellise hea eeskuju just nende samade asjade näol, mida ta tegi templis. Kõigepealt ta pani prioriteedid õigesse järjekorda, ütles, et kõigepealt peab olema tempel, valvekoda. Kõik igasugused muud tegevused, mida seal toimetati ja mis olid varjutanud selle, kõik need ta ajas lihtsalt välja sealt. Ja siis tuli vägi kohale, siis hakkasid saama haiged terveks, siis tuli selline spontaanne ülistus esile ja need on kõik asjad, mida me enamasti igatseme. Seepärast ma usun, et palve peaks olema ka üks sellistest tähtsamatest prioriteetidest meie kogudustes ja kõik muud koguduse töö aspektid peaksid lähtuma sellest. Ja palve ajal, ma usun, et koguduse üldise palveteenistuse ajal saab Jumal ka näidata, milline on selle koguduse väljund. Mõnele ta võib-olla ütleb, et see peab olema selline osaluskogudus, kodugrupid, väga mõistetav, lihtne, kodune. Mõnele ta võib-olla ütleb, et see peab olema õpetuse kogudus, kus tõesti inimesed saavad hea, stabiilse, tugeva õpetuse. Mõnele ta võib-olla ütleb, et te peate olema sellised inimesed, kus püha vaim saab vabalt liikuda. Ja seal, et seal oleks spontaanne ülistus, kiitus, võidmine. Mõnele räägib ta evangelismist. Mõnele annab mingisugused poliitilised ülesanded. Mõnele ütleb võib-olla, et see kogudus peab olema tõesti nii-öelda taevale nii lähedane kui võimalik kõige oma Jumala teenimise vormi suhtes. Ja mõnele ütleb, et teie asi on tegeleda nendega, kes on jäänud eluhammasrataste vahele. Aga kui nüüd Jumal seda ütleb, siis iseenesest ei lähe see täide, vaid palve on see mootor, mis tegelikult veab käima kõik need asjad. Ja sellepärast ma tahtsingi teha siin sellise aastat kokkuvõtva ja ma loodan, et ka uut aastat õigesti alustava saate. Just nimelt sellepärast, et vaadata üle need prioriteedid, mis meil on Jumala teenimises. Ja et kas meie igatsused, mida me väljendame võib-olla sõnades, rääkides kellegi teisega või arutades mingisuguste vaimulike asjade üle ja meie tegelik, näiteks kas vaja kasutamine, kas need omavahel ka klapivad. Ja kui mitte, siis ma usun, et on aeg võtta midagi ette sellega ja panna tõesti rõhk sinna, kus see rõhk olema peaks. Need, kellega ma oma elu edasi